Tere tulemast siis kõigile Kaugseire seminari, kus esineb seekord Martin Menert Maa-ametist ja räägib satilao teenusest. Palun. Nii, tere. Täna tuleb juttu siis sellisest praktilisest kaugseire rakendusest, mis on olnud avalikkusele kasutamiseks juba 2021. aasta 17. veebruarist. Ja tegemist on siis sellise ühe algatusega riikliku satelliidi andmete keskuse poolt. Ja nüüd ma alustangi praktiliste näidetega. Nii, et kõigepealt, nagu me oleme harjunud, kaarditeenuste või toodetega on see tehtud nagu digifotoaparaadi või klassikalise fotoaparaadi poolt, aga satilaos on sellele lisaks ka üksjagu palju enamat. Et praegusel ajal on suhteliselt aktuaalseks teemaks maakasutus ja maakate nii maailmas, Euroopas kui ka Eestis. Ja näiteks, kui me räägime nüüd valguse spektri sisalduva info erinevat kasutusvõimalustest, siis satilatu ongi see asi algusest peale juurde mõeldud ja arendatud. Ja näiteks meil on siin nüüd Edela-Eestis üks selline huvitav näidispiirkond, kus meil on maastik sisaldab enam-vähem võrdväärsel hulgal märgalasid, põllumajanduslikku maad, metsasid ja asustust ja veekogusid samuti. Ja kõigepealt ma siis näitan ära sellised ülevaated selle praeguse piirkonna kohta. Kõigepealt siis, mis puudutab veekogusid. Et siin on meil selline kombinatsioon satelliidi andmetest ja Eesti topograafia andmekogust. Et kombinatsioon võimaldab näha siis sellist käesoleva hetke seisu, nii palju kui meil pilvitud ilmad seda võimaldavad. Praegu on mul valitud suvest üks päev, aga loomulikult ka kevadel või sügisel on meil mingil määral neid pilte ja nende piltide selline standardne uuenemisintervall on mõnikord ühes nädalas. Ma hiljem jõuan Maa-ameti klassikaliste omatoodete juurde, kus me räägime ajalise uuenduse intervallist 4 aastat või 2 aastat. Et selles suhtes on meil siis olnud vahepeal suur edasiminek, mis puudutab just andmete ajakohasust. Ja nüüd on meil siis ühesõnaga praegu vetevõrgu näidis. Järgmine on, ma siin näitan veel selle ära, et tõepoolest on võimalik ülevaade saada, selline suure pildi ülevaade, mis on oluliselt paremini välja eraldatud informatsioon, kui see on näiteks sellise klassikalise kaardi puhul, igaüks võib selles veenduda. Järgmine näide on meil nüüd põllunduslik maa. Jällegi on meil siin selline maa-ala nähtav, mis on Eesti topograafia andmekogu järgi põllumajanduslik või lagemaa, näiteks niidud. Need kõik kokku moodustavad meil ühe maakasutustüübi klassi ja
siin ongi võimalik siis välja eraldatult näha muutusi ja seisundit selle sama klassi sees. Vastavalt sellele kuupäevale, mis meil parajasti on valitud. Järgmine on metsamaa või metsanduslik maa. Siin on nüüd samuti, mis puudutab ajakohasust, et selle praeguse värviskeemi puhul on äärmiselt lihtne võimalus eristada lagendikke metsas või siis raieid, okasmetsa ja lehtmetsa. Segamets jääb sinna vahepeale ja näiteks kui ma nüüd võrdlen seda satelliidilt saadud infot, võrdlen varasemate toodetega, et siin on ühesõnaga Maa-ameti ortofoto, selle uuenemisintervall on 2 aastat ja 1 aastaga pool Eestit kaetakse. Ja nagu me näeme, siin sellist spektraalset infot on siin kahjuks vähe. Ja nüüd on meil teine, mis on siis metsanduslik ortofoto. Sellel on kahjuks, et tema uuenemisintervall on kuni 4 aastat, aga samas on see väga hea võimalus näha neid kohapealseid tingimusi ja eriti, mis puudutab erinevaid näiteks maastikumuutused taastamise ja sarnaseid projekte, siis on meil võimalik saada teada, mis oli samas paigas näiteks 4 aastat tagasi. Loomulikult nendel ortofotodel on kas suurem arhiiv, aga siin rakenduses on nad just selle mõttega, et kõrvutada siis satelliidilt saadud andmetega. Ja selle ühe kõrvutamise võimalus ongi meil siin vasakul tööriista nuppude juures ja põhimõtteliselt siin on väga hästi näha, et tõepoolest meil on siin lehtmetsavööndid, mis on siis seonduvad veekogudega okasmetsade keskel ja tõepoolest siin mõlemas selles skeemis on nad sama hästi näha, aga selle erinevusega siis, et ortofoto puhul on ruumiline lahutusvõime oluliselt parem. Ja nüüd on meil järgmine näide on meil märgalade kohta ja siin on meil märgalade puhul on samuti, et meil on võimalik saada kiire ülevaade eelkõige sellest, millised märgalad on meil märgalaseisundis ja millised on metsastunud vahepeal. Ja siin on meil näiteks nüüd, siin on meil samuti siis topograafia andmekogu järgi, kus meil on eraldatud välja need piirkonnad, mis on kokkuleppe järgi märgalad ja teiselt poolt meil jälle satelliidi andmed võimaldavad saada aru selle täpsemast seisundist, eelkõige kas rabasoo või siis juba kuivem ja metsastunud piirkond. Ja siin on ka Eestis üks selline omapärane ulatuslik objekt, nagu te näete, selline loomakujund ja üks põhjus, miks see objekt kaardil ka taolisena paistab, on kindlasti ka see, et suur osa sellest piirkonnast on kaitse all. Vastasel juhul oleks see kujund juba rohkem moonutatud aja jooksul. Ja nüüd on meil järgmine näide, mis puudutab, kirjaga on saadetud need
näidis lingid ja meil on võimalik, näiteks ma alustan 6 aasta andmete võrdlusest, et meil on võimalik saada aru just selliseid pikemaajalisemaid maastikuprotsesse, mida ka näiteks siis ortofotolt ei ole võimalik, kuna seal on siis see intervall juba suurem, andmepunkte on vähem. Ja näiteks 6 aasta võrdluse puhul me saame vastata hästi sellisele küsimusele, mis puudutab siis, ütleme, maastiku vormide sidusust. Näiteks meil on siin Põhja-Eestis, meil on siin üks piirkond ja taaskord meil on tavalises silmaga nähtavas lainealas tehtud pilt ja see just väga palju ei kõnele ja selleks ongi meil nüüd tekkinud siia viimasel ajal 2 sellist innovatiivset filtrit. Esimene nendest, taimkatte 2, on edasiarendus taimkatte klassikalisest NDVI indeksist ja see võimaldab meil just eeskätt näha siis looduslikke piirkondi, teekatted, tehisobjekte ja isegi teekatte materjale omavahel eristada, kas meil on tegemist asfaltteega või pinnasteega või kruusateega. Ja nüüd on meil järgmine samuti, mis meil on suurepärane vahend maastike sidususe hindamiseks ja selle maakatte 4 filtri puhul on kasutatud nähtavat silmale lainepikkust ja samuti lähisinfrapuna ja samuti lühilainelist infrapuna. Ehk võib öelda, et see on nagu selline inimese nägemisvõime laiendamine, kui meil muidu on teada, et näiteks mõned putukad suudavad näha teisi lainepikkusi, näiteks ultravioletti, siis praegusel juhul on ka meile siin see võimalus antud. Ja nüüd tulles tagasi selle piirkonna juurde, et kui ma teen siin näiteks 6 aasta võrdluse, siis on meil näha näiteks, meil on näha sellised, ütleme, suuremad metsamassiivid, kus on toimunud, ütleme, 6 aasta jooksul ulatuslikumad muutused. Ja vastavalt sellele on ka, ütleme siis, elupaigad ja liikide arv on ka vastavalt sellele, mõned on muutunud, mõned ei ole. Ja kui ma nüüd needsamad maastikuklassid, mida ma varem tutvustasin, et näiteks siin piirkonnas lage- või põllumajanduslik piirkond, märgalade piirkond, siin hetkel siin piirkonnas ainult üks näide, siis on veekogud ja siis on metsapiirkond, mis siis praeguse näite puhul domineerib. Ja nüüd, kui me tõesti võrdleme selle topograafia andmekogu maskiga, selle maski piirkonna ulatuses, siis me näeme 6 aasta muutusi. Ja nüüd näiteks, ma võtangi nüüd siis selle suurema ulatuslikuma näite ja kuidas siin saab võrrelda neid erinevaid andmekihte, mis meil siin on olemas. Kõigepealt tavaline ortofoto, millest ma varem rääkisin, siis on meil metsanduslik selles piirkonnas ja siis on ka maakatte kõrguse. See andmekiht on samuti Maa-ameti poolt toodetav ja siin on üldjoontes tumeroheline on alates 2 meetri kõrgusega taimestik ja tumepunane on kuni 28 meetrit ja mõne meetrise intervalliga see värviskaala siin muutub
ja antud juhul siis selles piirkonnas, kus me uurisime maastikuvormide sidusust, siin me näeme, et ongi domineeriv üle 20 meetri kõrgused metsamassiivid, millest siis mõned on kadunud vahepeal ära. Ja nüüd on järgmine andmekiht on meil omandivormid, nende piirid, siis meil on riigimets ja eramets on eraldi andmekihid, et saada ülevaade. Ja siis on meil samuti ka siin teatised. Antud piirkonnas on neid ka mõõdukalt, nagu me näeme. Ja siis on meil, kui me nüüd selle uuesti paneme näiteks lageda alapiirkonna, siis on meil näha ka põllunduslik maa. Ja nüüd on veel lisaks on meil siin ka maapinna enda kõrguse kaart kasutada, et just saada seda hinnangut, millised kultuurid ja üldse millised, näiteks kui kuiv on pinnas ja millisel kõrgusel merepinnast. Need kõrguste joonte muutumine on siin siis 5-meetrise sammuga. Ja nüüd ma jõudsin tegelikult ka ühe huvitavama asja juurde, mis siin rakenduses on. Siin on meil mullastiku kaart, mida me saame võrrelda tänapäevase seisu või ortofoto vastu. Ja kui ma nüüd mida me saame võrrelda. Praegusel juhul me näeme, siin on soomuldadega tegemist, ehk tegelikult see, mida me siin varem vaatlesime metsapiirkonnaga, see tegelikult on kunagi olnud soo. Et selles mõttes siin tuleb esile nüüd mullakaardi tugev eelis, et kuigi ta on aastakümneid, loetakse, et on andmed natukene aegunud, vajavad ajakohastamist, aga teiselt poolt on selle kaardi eriline väärtus just selles, et me näeme, eriti just mis puudutab elupaikade säilitamist või taastamist, me näeme, kuidas on meil, milline on maastik olnud varem ja milliseid protsesse on teha mõttekam ja milliseid vähem mõttekas, ehk nagu me teame, et ütleme, lammi mulla peal näiteks kuus väga ei kasva või et näiteks paju ei taha jälle kuivas kohas kasvada, et mullakaart on siin väärtuslikuks taustamaterjaliks, mis võimaldab meil saada protsessidest paremini aru. Ja lisaks on meil siin ka, mis puudutab nüüd põllukultuure ja samuti osaliselt metsa, meil on siin olemas ka mesilate andmekiht ja see võimaldab meil hinnata näiteks põllukultuuride puhul, et võimaldab hinnata tolmeldamise potentsiaali, kuigi teiselt poolt meil on teada muidugi, et tolmeldajatel suurem osakaal on loomulikult erakmesilased ja maamesilased, aga sellegipoolest on meil ka kodus peetavad mesilased lisainfo põllunduslike protsesside ennustamiseks. Ja nüüd on meil, kui me võrdluse kokku võtame, et me tõesti näeme valitud piirkonnas, et millised protsessid on toimunud 6 aastaga, aga teiselt poolt on meil võimalik ka valida, siin ma näitangi nüüd selles samas rakenduses meil on võimalik valida ka kogu selle andmestiku ulatuses endale huvi pakkuvat kuupäeva selles samas piirkonnas, mis meile huvi pakub, ja
vähe sellest, meil on siin väga praktiline võimalus just selle sama andmekihiga, mis meil on, mis ma siin näitasin, mis on 3 lainepikkusest tuletatud info. Meil on võimalik siin ka väga kiire ülevaade saada pilvede ulatusest just selles väikses piirkonnas, mis meile parajasti huvi pakub. Et sarnast praktilist võimalust, kui ma siin ütleme, võtan hariliku, siis hariliku silmaga, no siin on natukene keerulisem sellest aru saada, aga just pilvede seisukohalt on väga praktilised ja mugavad just need uued 2 filtrit, mis meil on tekkinud tänu praktilistele vajadustele klassifitseerida maakasutust ja maakatet. Ja ma näitan veel ära, meil on siin abiinfo selles rakenduses, et kuidas nende funktsionaalsustega enda jaoks kõige paremini toime tulla. Aga nüüd võib-olla on tekkinud mõned küsimused vahepeal. Peeter Liinsoo küsib, kus kajastatakse kaardi eksplikatsiooni andmed? Eksplikatsioon, võib-olla saab seda natukene lahti selgitada. Et kui on meil nüüd küsimus näiteks andmete allikates, et praegu meil on üldjoontes siin, meil on Maa-ameti andmed, mis toodetakse jooksvate protsessidena ja mille hulka kuuluvad siis ka satelliidiandmed, Euroopa Kosmoseagentuuri poolt toodetud, mida Maa-amet väärindab ja vahendab. Ja samuti on meil siin Keskkonnaagentuuri avaandmed ja samuti on meil siin ka põllumajanduse registrite informatsiooni avaandmed. Aga ennekõike meil on siin tõesti Maa-ameti enda toodetud avaandmed ja siis nüüd uuem asjana siis Euroopa Kosmoseagentuuri satelliidi andmed. Ja tingmärkide selgitused. Ma rääkisin nüüd ühe poole ma rääkisin ära, aga teise poole, et mis puudutab tingmärke, see asi praegu veel on arenemisjärgus, et siin momendil on, seda ma näitan hiljem, ühesõnaga sellel praegusel leheküljel neid veel ei ole, kuna need infokihid on siin ka suhteliselt värskelt tekkinud. Aga loodetavasti ma rääkisin praegu vähemalt osaliselt selgitasin just selliseid, meil on siin neid filtreid nagu tegelikult ka rohkem, aga praegu ma rääkisin nagu sellistest, mis on, kus tõesti need tingmärke on ka suhteliselt väike arv. Et praegu momendil siin veel need on lähema aja areng, kui need peaksid siia tekkima. Ja see oleks väga tänuväärne, kui saab juurde lisada tingmärkide selgitused iga kaardikihi juures ja samuti värvide tähendused. Näiteks kui on ortofotol, milline värv, kui on metsanduslik ortofoto või siis ka satelliidipildil valevärvi pilt, mis on tehtud metsandusliku ortofoto põhjal, siis oleks see legend, mis värv tähistab nüüd puhast okasmetsa, mis värv tähistab lehtmetsa, oleks ilmselt suureks abiks. Ja ma ise ka lisaks, et tegelikult kõigi, et kui on nüüd otseselt kuskilt NDVI väärtused tulemas, siis nende puhul oleks ka legend väga kasulik. Just, et siin tõepoolest mõnede puhul see saab tulema, aga teiste puhul on andmestik ka selline, kus meil veidikene sõltub see aastaaegadest, nii et selle nüansiga, aga tõepoolest meil on mõned kaardikihid, kus on kolm väärtust, mis on väga stabiilsed, sarnased,
et nende puhul jah, on see plaanis tõesti siia lisada. Siin on veel küsimus, milline on metsatüüpide nägemiseks parim kiht? Ilmselt on metsandusliku ortofoto värvid selle pealt sätitud, aga et kas mõne muu kihi pealt ka metsade tüübid, kas sealt kuskilt teiste kihtide pealt ka lisandub mingit olulist infot? Jah, ma korra vaatan, selle kohta on, tegelikult on selle kohta, ma näitan ühte teist, no tegelikult ei, seesama piirkond, mis meil asub siin, et siin on meil selline huvitav olukord, et meil on üleminek lehtmetsavööndist okasmetsavööndisse ja selles mõttes siin on hea seda illustreerida, kui me, jah, täpselt, et siin nagu ühesõnaga selles mõttes, et kõige lihtsam on jah, seesama klassikaline kolmeväärtuseline erinevus, siis lage, leht ja okase, aga tõepoolest jah, et siin on ühesõnaga näha siis, et pildi keskel on okasmetsamassiiv ja siis ida poole jääb meil leht ja segametsad. Ja ma näitan selle sama värviskeemiga ära ka, siin on näha see sama piirkond, jah, siin on näha see sama piirkond nüüd 6 aastat varem ja siin me paneme ka tähele selliseid iseloomulikke väikeseid kiile, mis siia vahepeal on tekkinud. Aga põhimõtteliselt, et kui meil on, jah, et meil on üks võimalus on tõesti selle metsandusliku satelliidifotoga ja siis on meil selle edasiarendus, kus on neid väärtusi rohkem ja siis on meil jah, üldjoontes võibki praegu öelda, et hetkel on ikkagi seesama metsanduslik foto selline, mis näitab seda, ütleme, suuremat jagunemist, et jah, kui küsitakse, et kas me saame liikide kaupa neid piirkondi välja tuua, see ei ole kõige lihtsam ülesanne ja see, et siin kindlasti ei ole see asi siin veel niimoodi lahendatud, aga visioon selle poole loomulikult liigub, et me näeksime ikkagi selliseid, jah, vähemalt sama liigiga rühmi näeksime, aga praegusel juhul tõesti jah, et sellele on pigem, et jah, on ainult see kolme klassi jagunemine, selle ma vastasin liikide kohta, aga nüüd küsimuse teine pool arvatavasti oli ka siis metsamaa staatus, kas seal on noorendik või mis seal täpselt kasvab ja selle kohta ja selle küsimuse vastuseks ongi meil siin need samad 2 kõige viimast filtrit ja need just selle sama info annavadki, et kas seal hiljuti on mingisuguseid olulisemaid muudatusi toimunud. Näiteks kui me praegu oleme aastas 2015, siis meil on näha siin sellised jäljed, mis viitavad, et midagi on siin enne seda juhtunud ja siin 21. aastal on jah, vot, et siin me näemegi, et on toimunud sellised järk-järgult protsessid, et selles mõttes, et jah, muudatuste mõttes on need 2 viimast filtrit kõige paremad, aga see liigilise koosseisu jaoks on siis metsanduslik satelliidi foto. Et jah, tõepoolest, praegu meil ei ole veel seda liikide tasemel eristust veel. Küsimus lahutusvõime kohta, selle ma võib-olla lühidalt ütlen ise, et
ortofotod on küll väga suure lahutusega, aga need on nüüd kord 4 aasta tagant enam-vähem. Aga need satelliidipildid, mida siit näidata, ja nüüd on ortofoto, aga kui nüüd tagasi satelliidipildi peale minna, siis satelliidipilt on 10-meetrise piksliga, 10-meetrise lahutusega, aga seda saab iga paari päeva tagant. Põhimõtteliselt hea ilma korral rohkem kui kord nädalas on võimalik selle sama koha kohta siis 10-meetrise piksliga satelliidipilt saada. Nii, ja aga siis on nüüd veel küsitud, et on selged pildid, aga kuidas on lood pilvedega? Korra näitasid, aga äkki sa praegu uuesti näitaksid, Martin, seda, kuidas paistab, kuidas saab pilvesilmaga pilti eristada? Jaa, et pilvedega ongi selline lugu, et meil tõesti kahjuks on Eestis, vähemalt Lõuna-Aasiaga võrreldes meil on ikkagi paremad tingimused, et meil sama piirkonna kohta me ikkagi suve jooksul paar pilti leiame ja üldiselt natuke rohkem ka, aga pilvede puhul on tõepoolest, ma juba enne rääkisin, et seesama filter maakate 4, mis on meil tegelikult, mis on nii maastiku, tehisobjektide, muldkehade ja kõige selle klassifikaator, aga sealhulgas on sellega väga mugav ja käepärane, nagu me siin pildil näeme, mugav ja käepärane just selle sama piirkonna kohta. Näiteks siin on meil selline näite, üleval paremal nurgas on väike pilv, et mugav ja praktiline vahend leida ka antud piirkonna kohta neid pilve, või näiteks see näide, mis momendil paistab, kus on väikesed pilveosad. Mugav ja praktiline, et leida antud piirkonna kohta ka neid pilve vabu pilte ja seda ka näiteks, kui me soovime leida mõne teise või näiteks siin 2018. aasta suvi, et jah, see vastab sellele, et pilved kui soovimatu nähtus sellele küsimusele, aga mis puudutab siis teaduslikus mõttes pilvi, et loomulikult need koostööpakkumised ja innovatsioon on oodatud, et seesama andmestik, mis meil on, et siit ka nii-öelda välja arendada selliseid pilvetooteid ja eriti, mis just seostuks ka sellise aine energiaringlusega ja et need ettepanekud on tegelikult väga, väga oodatud, et me ei käsitleks, ütleme siis, pilvi ainult sellise soovimatu nähtusena, vaid et ka nendest saaks sellist kasulikke tulemeid välja arvutada. Siis on üks küsimus, kas kaardilt saab eristada pilliroostike levikut ulatust või kadastike levikut? Seda juhtumit peab käsitlema eraldi, selles suhtes, et üldjoontes meil on siin olnud nagu sellised veepinna häiritused, mis meil on olnud siin suhteliselt hästi näha, aga ütleme siis nii, et seda küsimust pole varem tulnud ja seda peab natuke põhjalikumalt analüüsima, aga samas ma näitan, ütleme, mis puudutab veekogusid üldiselt, siis selle kohta ma näitan ühe näite. Siin meil asub siis üks selline järvede kolmik ja siin on meil just, see on hea näide selle kohta,
kus meil on kiire ülevaade sellest, mis toimub veepinnal. Ja näiteks meil on, ühesõnaga, siin on tegemist järvega, aga on näha, et siin on veepinnal teatud probleeme. Ja selleks, et selle probleemi ulatust näha, ongi meil need samad andmekihid ja näiteks just see, et tõenäoliselt on siin vetikate või sarnase probleemiga tegemist, aga jah, see puudutas veepinda, aga ütleme veekogude äärsed ja just kadakas versus pilliroog, ütleme jah, sellele vastame eraldi, see on selles mõttes huvitav väljakutse. Vahepeal võiks võib-olla ajaloost ka veel rääkida, et millised kaardikihid on siin praegu kõige vanemad, on üks küsimus. Kust aastast satelliidi andmed siin algavad? Nii, ma siis võtan selle sama näite tagasi, kus meil varem oli. Nii, et mis puudutab ja siin ma võtan jällegi selle sama tegelikult muidugi märgalade puhul on parem kasutada seda. Ja see on tegelikult nüüd jällegi, et kui me siin rakenduses ka vaatame, siin on ühesõnaga see pikk loetelu neid aastaid ja tõepoolest nad on nii-öelda ühe vajutuse kaugusel ja kogu see ajalugu hakkaski pihta 11. juuli 2015 ja me võime, näiteks kui me siin, ja palun väga, 15. juuli 2015 ja Nigula raba. Nii et selles mõttes jah, 15. aasta suvest. Ja siin ma näitan ka nüüd, kui me juba siia juurde jõudsime, ma näitan ära, kuidas on võimalik seesama võrdlemise funktsionaalsus, mida harilikult ei ole sellisel kujul teistes rakendustes. Nii, ja siin on jah, näiteks ka selles samas näidispiirkonnas, et me saame siis võrrelda kahte suvaliselt, selle ajaloo seest kahte suvaliselt valitud kuupäeva ja praegusel juhul 21. aasta suvi, 2015. aasta suvi. Ja siin on meil siis ka näha, ma võin võtta näiteks, ütleme, märgalad välja eraldatult ja ütleme nii, selles piirkonnas peab natuke rohkem otsima, siin ulatuslikke muudatusi momendil ei ole näha, aga põhimõtteliselt, et jah, ajalugu 15. aasta suvest. Ja siin on vahepeal veel arutelu käinud pilliroo teemadel, et metsandus, pilliroo ja kadastike teemadel. Jaan Liira ütleb, et metsanduslik ortofoto värvide pealt saab kadastikke natukene eristada pehmema rohelise järgi. Kuna tegemist on okaskultuuriga, jah, selles mõttes tõepoolest. Aga ma lõpetuseks või tähendab selle eelmise küsimuse juurde veel ütlen ka, et kui me muidu räägime 15. suvest, siis siia juurde kindlasti on oluline ka need samad ortofoto, et harilik ortofoto kuni 2 aastat vana selle sama piirkonna kohta ja metsanduslik kuni 4 aastat. Et see on nagu see ajaline diapasoon, et meil praegu, mis tegelikult oleks tõeliselt huvitav siia rakendusse, et need nii-öelda mitmekümne aasta vanused pildid ja
maastiku seisukord näiteks aastal 80, 90, 70, et see kõik on tulevikuvisioon, mida ei ole, aga me saame selgelt aru, et just seda on vaja. Kas siit samast nüüd see maakatte kõrgus, ortofotode andmestikust tulev maakatte kõrgus oleks see, mille järgi pilliroo peale tungimist ehk... Kõrgusega on nüüd see lugu, et see praegune kõrguste kiht, siin algavad need väärtused 2 meetrist, teine kõrguste kiht, mida siin hetkel ei ole, seal algavad need, ütleme, rohelised väärtused alates 1 meetrist. Aga no ikkagi kõige praktilisem on neid satelliidiandmeid kasutada, sest või noh, just kui tahta näha seda pilliroo ulatuse levimist või kahanemist, et aga loomulikult selliseks täppiskalibreerimiseks on jah need ortofotod. No muidugi, kui meil võib ju pakkuda mingisuguse konkreetse piirkonna pilliroo jaoks, et siis saab ka vastata konkreetsemalt küsimusele, näiteks võimalik, et on näiteks, kui meil on siin piirkonnas pilliroogu, siis sel juhul aga ütleme jah, et selles mõttes see pilliroo vajadus on natuke uus teema, et jah. Tauril on väga hea märkus, et maakatte kõrgusmudel tuleb kevadistelt lendudelt ja selliseid kõrrelist taimestikku ei pruugi nii selgelt kevadel olla, kuigi ilmselt tüükad, paarimeetrised tüükad, ma ütleksin, Annekanali ääres on muidugi olemas. Kui on pilliroog vees, siis äkki NDPI veekogude indeks võib sealjuures äkki hakata näitama seda, kas on tegemist vaba veega või mitte nii vaba veega. Aga juhul, kui meil on ka mõni, mul praegu endal ei ole käepärast sellist pilliroo rohke piirkonna näidist, et see, mis puudutab NDPI indeksit, see tegelikult on natuke rohkemate võimalustega, aga teiselt poolt on tal jälle ka ruumiline lahutus on natukene kehvem, 20 meetrit, et selles suhtes ta võib sobida tõesti selle pilliroo hindamiseks ka mingil moel, aga lihtsam on siiski need muud kihid, mis meil on olemas, et ütleme jah, et seda pilliroo teemat, seda peaks käsitlema eraldi, sest selle kohta pole ka hetkel selliseid näidiseid käepärast. Edasi hakkab huvi liikuma pinnase niiskuse ja soode olukorra hindamise juurde. Jaa, aga seda teemat ma juba natukene katsin. Selles suhtes, et kui me võtame see sama lugu, ütleme, nagu me teame, 21. suve 18. juuni oli ülimalt palav päev ja sellises tingimustes tulebki just välja ikkagi ka sellised rohkem, mis puudutab jah, just nimelt seda, et milline soo on soo ja milline on juba läinud kuivemaks, nüüd seesama EDAC-i maakatte klassi filter, mis meil siin asub, et siin me seda just väga hästi näemegi. Et meil on
meil on näidis, et ma kõigepealt, kuna me asume siin piirkonnas, ma näitan ära, mis puudutab neid Soo piirkonnas toimunud põlenguid, et põhimõtteliselt meil ka sellised asjad on siin, nagu me siin näeme, siis sellest järvest paremal paari hektari suurune ala ja see tõepoolest meil eristub, aga see sündmus selle piirkonnaga on, siin on tegemist sellise korduva juhtumiga, siin on olukord olnud selline, et turbakaevandusest on tihti see alguse saanud ja et see on üks selliseid ulatuslikumaid, mis meil siin on olnud. Aga muidu, mis puudutab nüüd, ma näiteks ühe näite ma toon sellest Soo piirkonnast, mis on küll nime poolest on Soo, aga tegelikult seda me vaatame siin kohe, näeme, vot see asubki siin Kirde-Eesti piirkonnas ja siin on meil täpselt näha, et me loeme siit, et Kunda Soo, et just nagu see oleks tegemist sooga. Ja nüüd, kui me vaatame näiteks mullakaarti, siis ka mullakaardi pealt me näeme rabamuld, soomuld. Ehk et kunagi on siin tõepoolest olnud tegemist olnud märgalaga. Aga nüüd, kui me vaatame seda siis uuemaid andmeid, siis 21. suvest ja võrrelduna siin lähemas piirkonnas paiknevate teiste märgaladega, siis ongi väga selgelt tuleb välja, vot siin meil asub üks selline veidikene paremas konditsioonis märgala ja siin meil ongi, ütleme siis niimoodi, et need selle märgalade filtri puhul just need sinakad ongi need, mis viitavad nendele niiskematele kohtadele märgalade puhul. Et jah, tõepoolest on selline, ütleme, kiire eristamise võimalus, et millised on kuivenenud märgalad. No näiteks siin on, ütleme siis näidis sellisest suurest kompleksist, mis on ka tegelikult funktsioneeriv märgalade süsteem ja siin on meil tegemist, jah, niiskuse juures liigutakse edasi küsimuse juurde, kas on võimalik määrata taimkatte mahtu. Kui ma olen ise vegetatsiooniindeksitega tegelenud, siis taimkattes niiskus ja taimkatte maht on omavahel väga seotud nähtused, nii et sama indeks, et tavaline NDVI, mis peaks näitama taimestiku hulka ja siis niiskuse veeindeks. Mõlemad näitavad väga sarnast efekti, sellepärast et suurem osa taimkattest on just nimelt vesi, kuivainet on seal vähem.
aga jah, et NDVI indeks on siin näha ja need valevärvipildid üsna palju visuaalse hinnangu võivad anda taimkatte tihedusele. Aga seda niiskuse indeksit näiteks, mis on teine normalized difference water index, seda siin praegu veel ei ole. Veekogu teine. Jah, seda ei ole, et siin on, ütleme, valemi mõttes sellele sarnane asi, mis pole päris seesama asi, aga loomulikult, mis vajab edasisi uuringuid, et jah, aga tõepoolest, et kui me praegu, meil on siin esiteks meil tõesti, et kõik mitte must ala on meil siin märgalade piirkond praegu ja märgalad ongi selles suhtes hea näide, kuidas need taimkatte kõrgus on seal saavutab ka, ütleme, erinevaid väärtusi, et ei ole ainult sama kõrge. Ja siin meil tõesti on näha, et keskosad, kus on madalam ja tõesti selle sama klassikalise NDVI järgi on meil ka täpsed graafikud mul praegu siin ees ei ole, aga põhimõtteliselt jah, et ta on korrelatsioonis ja siin tõesti need keskosad, nagu me näeme, on sellised taimkatte massi vaesed ja siia juurde ma korra näitan veel seda kõrgust. Jah, ja siin on sellega on sama lugu, et kuna sellel praegusel kihil algab 2 meetrist see roheline, siis jah, aga see on ka lidariga ja teise metoodikaga mõõdetud, et põhimõtteliselt jah, et tõesti NDVI järgi saab seda mingil määral siin kaudselt hinnata, seda praegu veel ei ole sellise eraldi kihina, seda praegu veel ei ole jah sellist, ütleme, mahuhinnangut. Kaupo Voormansik on vastanud, et see on pigem radari ülesanne. Aga ma saan aru, et kas siia satilaos on ka plaanis kunagi radari andmeid lisama hakata? No see on olnud siin aegade algusest selline pikem visioon, aga nagu ikka paljud protsessid võtavad aega ja ütleme siis, et nii nagu on siin varem juttu olnud Sentinel-5, mis näitab sellist õhumassi seisundit ja Sentinel-3 mõnedest toodetest, et üldjoontes jah, niimoodi see on planeeritud, aga ütleme, et protsessid võtavad aega ja ka olemasolevaid lahendusi on tarvis ümber kujundada ja häälestada. Et selles suhtes jah, ütleme siis, et päris homme ei pruugi seda juhtuda, aga et ajalugu selle väljakujundamisel on juba praeguseks 4-5 aasta pikkune, nii et jah. Jüri Ott-Salm on ütelnud, et eeskätt pidas silmas niiskusrežiimi, et kuidas kuivanduse efektiivsust turvasmuldadel ja põllumaadel saab hinnata. Ma arvan, et ma äkki soovitaksin just nimelt, et Martin ja Jüri Ott omavahel vahetaksite infot selle jaoks, et välja pakkuda konkreetsed kohad, kus on teadaolevalt tegelikult nüüd kuivendumise mõjul midagi toimunud ja teadaolevad kohad, kus on teada, et selle kuivenduse mõjul tegelikult ei ole midagi toimunud, et saaks selle info põhjal hakata siis Maa-ametis otsima, missugused värvikihid või indeksikihid võiksid seda muutust näidata, et selleks oleks tarvis kõigepealt teada maapealseid andmeid, õpetusalasid ja selle jaoks ilmselt olekski praegune seminar hea idee kontakti saada, et pakkuda need maapealsed andmed kõigepealt välja, mille baasilt hakata otsima, milline värviskeem või indeksid võiksid seda muutust tekitada.
Sest No siin pildil on meil nüüd näiteks keskel, siin meil on üks selline tuntum kuivanduskraav, et tõepoolest siin on üht-teist, aga noh, mitte nüüd väga hästi. Jah, et sellel nii-öelda lennuki pealt tehtud pildil on see palju paremini näha, aga ütleme jah, et ütleme selle kuivandamise efektiivsus, jah, et see on tõesti perspektiivne. Ja tegelikult kogu see kirurgitöö, mis on siin piirkonnas tehtud, et tõepoolest see paistab ka nendelt teatud ulatuses ka satelliidi piltidelt välja. Siin on siis ühesõnaga üks selline märgalade taastamise edulugu. Ja siin on siis just nimelt koht, kus ajas võrdlemise võimalus peaks pakkuma eriti head kasutust, et satelliidipiltisid saab siis enne ja pärast kuivendamist ajalise muutuse hindamiseks kasutada. Vahepeal on ka küsimus tulnud, kas lahutusvõime võimaldab leida tuulemurru ja tuuleheite kohti. Ortofoto pealt ilmselt paistab kord 4 aasta tagant, aga kuivõrd satelliitpildi pealt need võiksid välja paista? Satelliidipildi pealt see on selles suhtes samasugune huvitav väljakutse tõesti, nagu olid roostikud ja kadakad, et ütleme, ma ei ole seda asja optiliste andmete pealt veel uurinud, küll aga mul on olnud varasem katsetus ja uurimus siis seda saada radarpiltidelt, aga lihtne ülesanne see ei olnud ja ütleme siis, et eks võiks muidugi uue katsetuse teha, aga ütleme siis jah, et seda esimeses see on suhteliselt keeruline, aga võimalik, et see isegi optiliste piltidega õnnestub paremini. Et mul endal lihtsalt oli üks projekt, kus oli just tarvis seda radarandmetelt saada. Aga ma nüüd soovitaksingi siis hakata selle jaoks seda satiladu kasutama, et kui on kes Leo teab mõnda konkreetset kohta, kus oli tuulemurd, siis siin sama satilao piltide pealt see koht üles otsida ja vaadata, kas ja otsida millise värvikombinatsiooni pealt, kas see teadaolev tuulemurru koht paistab välja või mitte. Et inimesed, kes teavad, mis maa peal, seda andmetega, mis maa peal on tegelikult toimunud, oleksid tegelikult kõige paremad, kes just nimelt satilao-laadse teenuse pealt võiksid otsida, kas see info üleüldse satelliidi andmete peale, kui mingisugusel viisil välja paistab. Ja samamoodi need erinevad valevärvi kihid on nüüd siis... Ma võin selle valevärvi kohta, ma võin siis jah tõesti nii palju vastata, et igasugused sellised häiringud, mina varem rääkisin nagu inimtekkelistest ja need mustrid ja et ütleme siis tõesti, selle tuulemurru ja nende teemade kohta, kui need tuleksid hästi esile, siis oleks need tõenäoliselt just need viimased 2, eriti just see kõige viimane siis maakate 4, mis on sellised kõige paremad kandidaadid, et ütleme tõesti selliseid asju avastada, sest siin me isegi tõesti näeme selliseid varem toimunud protsesse, mis ainult silmaga nähtavate värvide puhul ei tule väga hästi esile. Et jah, nende suhtes siis oleks tõesti tööhüpotees nende 2 viimase filtriga võrrelda kohalikke olusid.
äkki oleks praegu hea siis näidata ka see viimane kujundatud, et kuidas ise saab teha. Kuidas inimesed saaksid ise tekitada uusi inimesed, kes teavad mingisuguste maapealsete sündmuste kohta, saaksid ise katsetada, kas mingisuguse muu värvikombinatsiooni pealt oleks huvipakkuv sündmus tegelikult satelliidi andmetelt ka näha. No siin on jah, mul on praegu nüüd üks selline näidis on olemas, mis on selline, mis ei ole praegu hetkel selline nimeline andmekiht ja siin on tõepoolest, siin on meil selline üks huvitav, ma näitan nagu, mis on tegelikult praegu väga kasulik võimalus, et meil on, et me, noh, see, mida ma varem tutvustasin, maakate 3, mis on, ütleme siis, selline väga praktiline võimalus just märgalade seisundi hindamiseks ja siin ongi nüüd hea näide, et kuidas neid olemasolevaid filtreid, et kuidas nendel on võimalik kujundada siis ise välja alternatiive ja see võrdlemise võimalus, mis meil on, see ongi nüüd selline, millega saab võrrelda ka siis seda tuntud filtrit või värviskeemi, siis selle ise kujundatuga ja kuidas see ise kujundatud asi, kuidas see töövahend välja näeb, see oligi tegelikult Satilaos selline kõige esimene liikuma panev jõud, kuidas see rakendus üldse hakkas arenema. Ja see töövahend ongi meil, mis mul praegu on näha ja siin on võimalus näiteks esiteks need infokihid, mis meil on. Nõudlikum inimene loomulikult küsib, et miks meil pole siin kõiki spektriosi, mida Sentinelidel on, aga no, see kõik vajab alles tegemist. Et praegu meil on tõesti valik 6 andmekihi vahel ja siin on võimalik siis neid kaalusid muuta ja siis seda spektri koostist või kanalite valikut. Et selline, paljud inimesed teavad ka GIS-tarkvaradest taolist funktsionaalsust, aga ütleme siis sellise avaliku veebirakendusena seda Eestis varem ei olnud taolist asja. Siin praegu ilusti paistab see silt pildi jagamiseks kopeeri aadressiriba sisu, siis ma veel rõhutaksin üle, et need lingid, mis enne saadeti, olidki just nimelt sellise olukorra jaoks, kui inimene on ise valmis teinud või valinud selle näiteks võrdluse kuupäevad, siis seda välja valitud pilti on võimalik aadressiriba lingiga jagada ja saata ja sellisel juhul küll mitte seda konkreetset geograafilist punkti, vaid terve selle vastava satelliidi pildi saab siis teisele inimesele saata ja selle näidisena on seminari kuulutuse juures olnud need 3 Satilao. Kuulutuse juures oli tegelikult sellised, kus ei olnud see ala määratud, et kui praegu mul siin vaates aadressiriba ei näita, aga põhimõtteliselt aadressiribas on ikkagi ka see valitud piirkond, mis ekraanil näha on, ka see info seal sisaldub, nii et selles mõttes. Need olid jah terve Eesti vaated, mis olid seal saadetud linkides. Jah, see on üks asi, et see konkreetse väikse piirkonna vaade sinna linki jääb ja teine on just seesama see nii-öelda enda disainitud filter, ütleme siis, noh, kas või siis selle, ütleme tormimurru heaks välja eraldamiseks. Ja selle puhul ongi olnud oluline väärtus see, et need parameetrid, kuidas nendest spektri osadest see tuletatakse, see läheb ka nii-öelda aadressiriba sisse, aadressiriba läheb küll kaunis pikaks, aga mõõdukalt pikaks
ja nüüd taaskord, kui võrrelda teiste lahendustega, millega meil siin Eestis on eksperdid harjunud, siis mujal lahendustes sellist asja nimetatakse custom script, aga Satilao puhul see custom script ei ole kusagil eraldi asuv kood, vaid see mahub ära aadressiribasse. Et see on nagu see teine uudisväärtus, mis meil siin on mõnda aega juba olnud, jah. Martin, kas sa saaksid chatist võtta linki, mille Jaan Liira saatis praegu? Üks hetk, jah. Jaan, kas sa saaksid ise äkki mikrofoniga ühineda ja seletada? Ma juba sain kohe ma saan selle vaatega ette, jah. Põhimõtteliselt saab praegu ka igaüks katsetada just, kuidas linkide kaudu jagamine käib, sest igaüks saab Jaani saadetud lingi pealt kohe selle sama vaate kätte oma arvutis. Ma arvan, et ma sattusin nüüd õige piirkonna peale, jah. Ja see lingi pealt paistis küll samasugune pilt, aga nüüd on jälle pilt kadunud siit ettekandest. Ja tõepoolest, siin me võime nüüd näha, et kui me võrdleme, siin me paneme tõesti selle nüüd võrdlusse ja vaatame, ütleme, hariliku pildi vastu. Ja lisaks me saame võrrelda ka
jah, ja kusjuures tõesti, ma kahjuks ei ole seda näidet saanud varem aega uurida, aga see tundub, et on tõesti päris muljet avaldav näidis, et me näeme siit, kuidas on see piirkond, et siin tõepoolest on selline jah, et nagu pildilt näha, see tõesti on väga hea näidis, jah. Võib-olla sa näitaksid praegu kõigist, ilmselt kõik ei ole sama osavad, et värvide genereerijad võiksid äkki seletada, milline see pilt, milliste värvide indeksitega, kuidas see pilt loodud on? Nii, sellega on nüüd niimoodi, et jah, see ongi, nagu me vestlusest nägime, selline koostööpartnerite poolt väga hea algatus ja samas ütleme varasemate uuringute põhjal, mis on siis toodud Satilao keskkonda üle need kogemused ja selle kihi puhul jah, et see sobitub sellesse samasse, mida ma varem tutvustasin, et siin on valik ikkagi nende kuue infokihi vahel ja siin on võetud ka need intensiivsused sellised, nagu me näeme, aga loomulikult selle pikem taust, et seda tuleb siis Tartu Ülikooli vastavatest uuringutest nendega sobitada, nendest järgi vaadata, et selles suhtes jah, see sama veetaimede kiht, et see on just kõige selle uuringute tulemus, mis on siis kantud Satilao keskkonda üle selliseks, tähendab, ta ei ole siin, jah, siin praegusel juhul ta ei ole sellise omaette nimelise kihina ta pole, aga noh, nagu siin ütleme vestluses ka paistis, et tõesti sellised, jah, et see on selles mõttes suurepärane näide sellest, et samamoodi selline kohalike tingimuste ja olemasolevate teadustulemustega valideeritud andmekiht, et see võiks olla loomulikult olemas ka tormimurdude või kadakate või muude oluliste nähtuste kohta. Kas sa saaksid kerida Pihkva piirkonda? Ja praegu pakub huvi Pihkva piirkonnas peaks olema vetikareostus. Nii, üks hetk, aga täpsemalt. Nii, antud juhul Lämmijärv. Lämmijärv ja Pihkvajärv, aga võib-olla on ja loomulikult siin tuleb ka, ütleme, siis ma peaksin need pilved välistama, aga pilvi tõepoolest ei ole siin. Ja nii, et jah, see vetikat, võib-olla see piirkond siin on selline valideerimiseks lihtsam, ehk siis Lämmijärv. Ja vahelduseks võiks tavalist RGB-d sinna kõrvale näidata ka,
kuidas ta inimsilmale välja näeb. No tegelikult ütleme siis nii, et nende protsesside keskel olles see, mis meil siin hetkel, mis meil on maakatte 4, et see tegelikult juba ongi, kuna ongi juba saanud uueks RGB-ks, aga jah, praegu jah, niimoodi ta siin on. Sellel hetkel on tõesti muljet avaldavalt roheline vesi olnud. Aga tegelikult muidugi, vaat nüüd seesama, mis puudutab seda kujundatud kihti ja nüüd, kui me võtame siin hoopis teistsuguse kuupäeva, võtame teistsuguse kuupäeva ja seesama näidis, mida ma vahepeal näitasin, et kui me vaatame nüüd seda teises olukorras, ehk siis see kolmikjärv ja jah, et see vastab ka sellele küsimusele, mis siin toimub mingil määral. Ja ühtlasi ka korrelatsioon siis selle taimkatte indeksiga, mida me saame Siis olekski üks soovitus kõigil, kellel on keerulisi küsimusi, kas midagi saab satelliidi andmete pealt näha või mitte, küsida Jaan Liira käest ja Jaan saab saata kenasti lingi, kuidas ise edaspidi, millise indeksiga täpselt, millise kujundatud värvipildiga täpselt oma probleemile lahendust leida. Ja Jaan Liira on kindlasti ka üks väga hea kontaktpunkt praktiliste optilist kaugsiiret puudutavate lahenduste osas. Ja seesama satiladu on väga efektiivne viis, kuidas infot vahetada just selliste linkide kaudu. No selles suhtes jah, et visioon on olnud, et ütleme selliste lihtsamate uute tulemusteni võimalikult kiire teekond ja teiselt poolt nende uute tulemuste võimalikult kiire vahetamise võimalus, ehk siis nagu ma rääkisin, et aadressiribas sisaldub see info, et veel kiiremate hüpoteeside teadustulemuste vahetamise võimalust pole olemas. Ja siin on, nüüd on siin tegelikult üks teine on Riia lahe kaldal on samuti üks selline, ütleme, problemaatiline veekogu ja siin on samuti näha, kuidas on NDVI indeksiga, kuidas on selle uue andmekihiga ja siin saab veel vaadata, et põhimõtteliselt, ja see maakatte 4, mis on, nagu ma rääkisin, see eristab pilvi ja tegelikult ka, ütleme siis nagu veepinda.
et seesama veekogu, mis siin asub, et siin paistab, et on suhteliselt tõsine probleem. Sest harilikult veepind ka selle indeksiga tuleb väga hästi esile. Vahepeal on tulnud küsimus, kuidas nende VMS-failide allalaadimine käib, kui palju ja mida siit satilaost alla saab laadida, sellest võiks ka ehk pisut rohkem rääkida. No selles suhtes, et võib-olla ka äkki seda küsimust saab täpsustada, et ütleme, üks allalaadimine on seesama teenuse kaudu nii-öelda nähtav ala või siis ütleme mõõduka suurusega ala, et sõltub nagu inimese lõppeesmärgist, et need pildid ja teenused, mis siin kõik on olnud nagu esitletud, et neid loomulikult saab oma skriptidega neid samuti pärida ja liidestada lahendustega, et ütleme, see on olnud nagu see suund number 1, aga loomulikult, et siin kõrval ei ole unustatud ka ütleme neid vajadusi, et kui keegi soovib analüüsida tervikandmefaili või tervet või siis nagu satelliidipiltide katvus on osaliselt Eestit, et sellist suurte allalaadimiste võimalus on samuti olemas hetkel. Hetkel asub see küll teisel leheküljel, aga näiteks kui me siin vaatame mõnda näidist, et siin on samamoodi, et põhimõtteliselt selle suure faili allalaadimine, selle võimalus asub meil sellel leheküljel ja nagu me ka praegu näeme, et nad on suhteliselt päris suured failid, et selles suhtes jah, nõudlikumatel inimestele on see tervikfailide allalaadimise võimalus samuti olemas, aga ennekõike on siiski mugavam ja eriti just sellisteks teaduslikeks katsetusteks, rakenduste leiutamiseks on siiski need ka skriptidega mugavam küsida neid andmeid siis vastava piirkonna kohta. Aga näiteks, mis siin save nupu alt tuleb? Vaata, siin on see lugu, et jah, see on tegelikult hea küsimus. Siin on niimoodi, see esimene asi on, salvestab selle sama kaardivaate, mis on täpselt antud hetkel näha. See on siis nii-öelda kujundamise või siis ütleme viitamise või sellisel otstarbel, et jah, täpselt see sama pilt saada kätte, mis ekraanil paistab, mitte rohkem ega vähem. Aga nüüd siin, kus on see sümbol GIS, see on loodud selleks, et ja mis võib-olla tänasele auditooriumile pakubki rohkem huvi, see laeb selle nähtava osa alla selliseks tavaliseks pildifailiks, aga sinna juurde tuleb ka eraldi failina metainfo. Ja see on, ütleme siis selliseks ääresituatsiooniks, et kui inimesel on tarvis mingisugust GIS-analüüsi teha ja ütleme siis lihtsalt eelsalvestada mingisugused näidispiirkondi, et siis see sama salvestatud pilt asetub seal GIS-tarkvaras koos teiste andmekihtide ja kaartidega täpselt õigele asukohale. Et jah, et selline võimalus on ka olemas, aga üldjoontes nendes GIS-rakendustes kogu neid satila andmekihti on võib-olla praktilisem ikkagi kasutada VMS teenustena, et need ei nõua sellist erilise läbilaskevõimega internetti, et neid kasutada. Aga jah, et see allalaadimine, mis siin rakenduses on siis nii-öelda väikse faili
allalaadimine. Kui mul on mõni küsimus kahe silma vahele jäänud, mis küsijat endiselt huvitab, siis võib julgelt uuesti tippida siia public chati. Ja Jaan Liira kiidab, et lingi teenus töötab suurepäraselt ka väljas mobiilis. Rõõm kuulda. Kas kellelgi oleks veel küsimusi? Jaan on ütelnud vähima hinnangu jaoks määra NDV kas nulliks või -100. See on nüüd selle kujundatud pildi peal võiks seda proovida ilmselt. Ma õigesti aru sain. NDV kanali väärtust vähendada. Praegu ma tegin võrdluse hoopis mullakaardi ja veetaimede vastu. Aga vähiminnang, jah, praegu on 0 ja jah, samuti muljetavaldav, jah. Leo Filippov küsib, kas koha uuringuid tehes on võimalik kaasata tudengeid? Selles suhtes, et rakendus ise on avalik, et siin neid näidispiirkondi võrrelda ja seda saab igaüks, et erinevalt mõnest teisest rakendusest, kus on juurdepääs piiratud, et selles suhtes jah, et neid hüpoteese valideerida ja ütleme neid piirkonna kohta neid linke, et see on selles suhtes olnud jah, algusest peale sellise avatud juurdepääsuga. Aga teiselt poolt meil on ka paljud projektid, mis on jätkuvalt selliste varasemate lahenduste kesksed, et mis just analüüsivad neid suuri tervikfaile, näiteks siis neid ESA toodetud faile, et selles mõttes ka sellega tuleb arvestada, et paljud tudengid on jätkuvalt orienteeritud nende failide töötlusele, aga mitte siis teenuste kasutamisele. Aga jah, nagu me täna ka nägime, et kõige suurem väärtus oleks just jah, nende kohapealsete andmete võrdlemine satelliidiandmete vastu, jah. Ma kujutaksin küll ette, et kuna see on nii kasutajasõbralik lähenemine, siis oleks tudengite tööd
kas siis bakalaureuse tasemel päris esimesed tudengite tööd, kus on väliandmeid, siis sinna juurde selles suhtes, et siin on ka see võimalus, et just nimelt, et nii-öelda välitingimustes on kõiki neid asju võimalik ka võrrelda, et kas on veel mõningaid küsimusi või kommentaare kellelgi? Või soovitusi selle osas, mida veel peaks kaasama siia satilao teenusesse? Kui ei ole, siis ma arvan, et võib seminari lõppenuks kuulutada.